Tänapäeval räägitakse palju nähtamatust võimust ja just seda me täna uurimegi. Vaatame, kuidas tehnoloogia ja poliitika on põhimõtteliselt kokku kasvanud, et luua midagi täiesti uut. Midagi, mida nimetatakse uueks leviaataniks ja see ei kontrolli ainult meie andmeid, vaid mis veelgi olulisem, meie arusaama sellest, mis on üldse tegelik. Politoloog Asmam Haala ütleb otse välja, et see düstoopia, mida me oleme filmides näinud, see on juba pohal. Me lihtsalt ei ole veel osanud sellele õiget nime anda. Okei, et sellest kõigest paremini aru saada, vaatame täna läbi mõned punktid. Kõigepealt, mis see uus leviatan üldse on? Siis lähme ajas tagasi ja uurime, kus see idee pärineb. See on Hobbesi algpärane koletis. Seejärel vaatame, kuidas me elame koopiate maailmas ja kuidas valitsemine toimub mürra kaudu. Ja muidugi, kõige olulisem küsimus, kas me oleme veel vabad? Lõpetuseks anname ka mõned näpunäited, sellise kognitiivse ellujäämise juhendi. Alustamegi siis sellest uues leviatanist. Mahala kirjeldab seda kui, kahepealist koletist, mis iseloomustab meie 21. sajandi võimustruktuuri. Ja see pole lihtsalt mingi tavaline koostöö, see on midagi palju sügavamat, võimude täielik suldumine. Mõtle sellele. Ühel pool on see, mida me nimetame suureks riigiks oma seaduste ja jõustruktuuridega. Ja teisel pool on suur tehnoloogia, need uued eravõimud, kelle käes on platvormid ja meie andmed. Ja point on selles, et nad vajavad teineteist. Nad sõltuvad teineteisest, et oma domineerivat positsiooni maailmas hoida. Aga oota, et sellest uuest leviatanist tõeliselt aru saada, peame korraks ajas tagasi minema. Mis asi see algupärane leviatan üldse oli? Selleks peame vaatama lausa 17. sajandisse. Ja see toobki meid poliitfilosoofi Thomas Hobbesi ja tema kuulsa teose Leviatan juurde. Ta esitas seal ühe väga fundamentaalse küsimuse. Kuidas me üldse saame ühiskonnana kaost vältida? Hobbes kujutas ette sellist, päris hirmu äratavat maailma, mida ta nimetas loomuseisundiks. See on maailm ilma igasuguse valitsuse ja reegliteta. Ja seal, nagu ta kuulsalt ütles, oleks elu üksildane, vaene, vastik, loomalik ja lühike. Ühesõnaga, täielik kaos. Ja mis oli siis Hobbesi lahendus sellele kaosele? Ühiskondlik leping. Idee on tegelikult lihtne. Inimesed lepivad kokku, et loobuvad osast oma absoluutsest vabadusest. Nad annavad võimu üle ühele suvereenile, ehk siis valitsejale. Ja mida nad vastu saavad? Korda ja turvalisust. See ongi see klassikaline diil. Sa annad ära natuke vabadust, et saada vastu turvatunnet. Aga siin on konks. Hobbesi arvates on lepingud ilma mõõgata. Lihtsalt sõnad paberil, tühjad lubadused. Et see ühiskondlik leping ka päriselt kehtiks, on vaja kedagi, kellel on jõudu seda maksma panna. Ja see keegi ongi leviaatan, see võimas suverään. Okei, Hobbesi leviatan kasutas siis mõõka, aga kuidas tänapäeva kahepealine leviatan oma võimu kehtestab? Vaat siin läheb asi huvitavaks. Vastus ei peitu enam niivõrd füüsilises jõus, kuivõrd keskkonnas, milles me iga päev elame, meie meediakeskkonnas. Vaata, see, mida me reaalseks peame, on ajas tohutult muutunud. Prantsuse mõtleja Jean Baudrillard kirjeldas seda arengut päris hästi. Kunagi ammu kunst lihtsalt peegeldas tegelikkust, näiteks religioosset reaalsust. Siis tuli modernism ja massmeedia hakkas reaalsust, simuleerima, looma erinevaid versioone sellest. Ja täna on asi veelgi keerulisem. Meedia ei simuleeri enam reaalsust, vaid simuleerib teist meediat. Ja seda tehakse nii massiivselt, et need simulatsioonid ongi saanud meie uueks tegelikkuseks. Baudrillardil oli selle jaoks lausa oma termin, hüperreaalsus. See on seisund, kus piirid reaalsuse ja selle koopia vahel on täiesti hägustunud. Me lihtsalt ei tee neile enam vahet. Hea näide on Instagrami filter. Sa teed pildi päikeseloojangust, paned filtri peale ja see näeb välja palju parem kui päriselt. Ja lõpuks muutubki see filtreeritud pilt, see koopia olulisemaks ja reaalsemaks kui originaal ise. Ja mõtle korraks ise. Kui suur osa sinu teadmistest näiteks Tšornobõli katastroofist tuleb ajalooõpikust ja kui palju sellest, mida sa nägid ülipopulaarses teleseriaalis? See ongi hüperreaalsus praktikas. Meie mälestusi ja teadmisi kujundavad meedialood, mis on tihtipeale palju mõjuvavad kui kuivad faktid. Ja see hüperreaalne maailm, kus tõde on muutunud nii, libedaks, on ideaalne pinnas uut tüüpi kontrollile. Moihano nimetab seda reaalsuse kriisiks. Tänapäeva võim ei seisne enam niivõrd tõe varjamises, kuivõrd selle uputamises lõputuse infomürasse. Aga kuidas see müra kaudu valitsemine siis täpsemalt käib? Mahalla toob välja 3 peamist sammu.
Esimene, kognitiivne küllastus. Lihtsalt uputa infoväli üle igasuguse sisu, piltide ja videotega, nii kaua kuni algne tõde on lihtsalt üks hääl paljude seas ja keegi ei suuda seda enam leida. Teine samm, topeltmõtlemine. See tähendab, et sa esitad 2 täiesti vastandlikku ideed ühes lauses, näiteks rahu jõu kaudu. See sunnib inimesi aktsepteerima vastuolusid. Ja kolmas, topeltseos. Loo olukordi, kus ükskõik mida sa ka ei teeks, sa ikka kaotad. See neutraliseerib igasuguse vastupanu. Põhimõtteliselt on see psühholoogiline sõda meie kõigi tähelepanu ja mõistuse pärast. nii, aga mis on selle kõige tagajärg? Mida see teeb meie vabadusele ja demokraatiale? Mul Halla nimetab seda demokraatia simulaakrumiks. See tähendab, et kõik välised märgid on justkui alles. Valimised toimuvad, parlamendid istuvad koos, keel ja rituaalid on samad, aga sisu on seest öönes. Tegelik võim on liikunud kuhugi mujale, kulisside taha. Me osaleme justkui etenduses, arvates, et oleme vabad, aga tegelikult on meie arusaamu ja valikuid juba ammu enne meid kujundatud. See kõik kõlab päris süngelt, eks? Aga kõik ei ole veel kadunud. Mahalla ei jäta meid lootuseta. Ta pakun välja ka omamoodi kognitiivse ellujäämise juhendi, praktilised sammud, kuidas selles uues reaalsuses navigeerida ja oma vabadust kaitsta. Mida me siis teha saame? Esiteks, õppida ütlema ei. Lihtsalt keelduda aktiivselt sellest lõputus infovoost, mis meile peale surutakse. Teiseks, mõista tehnoloogia taga olevaid eesmärke. Tuleb kasutada tehnoloogiat teadlikult, teades, millised on selle loojate ideoloogilised sihid. Kolmandaks, ja see on ülioluline, lõigata ennast mürast läbi. Leida aega, et olla eemal sellest, mida ta nimetab voodiktatuuriks ja lihtsalt mõelda selgelt. Ja viimaseks, tegeleda reaalse maailmaga. Eelistada päris inimesi, päris kohti ja päris vestlusi digitaalsetele koopiatele. Lõpuks algab meie vabadus ikkagi meie enda peast. Ja see jätabki meid ühe viimase suure küsimusega. Kui maailm meie ümber on üha enam lihtsalt simulatsioonide kogum, siis kuidas me saame üldse kindlad olla, et me ise oleme veel tõelised?